Ühesõnaga, me oleme jõudnud Brasiiliasse ja Brasiilias on asjad pisut teisiti kui Argentiinas. Tundub, et see on rikkam maa, siin läheb meil paremini, hinnad on ka kõrgemad, aga hommikusöögid on ka natuke värvikamad või teistsugused kui Argentiinas. Kui Argentiinas pakuti ainult saia hommikusöögiks, siis siin on, alustame siit. Siin on sellist saia, lähme edasi, järgmine on selline keeks. Siis on selline küpsetis, mis on ka sai, tõenäoliselt väga hea. Siin on kook. Siin on teistsugune keeks. Siin on väiksed saiad. Need on vist isegi tuuletaskud, jah ongi. Siis on suuremad saiad. Siin on sellist saia. Siin on ühte sorti küpsist, teist sorti küpsist ja kolmandat sorti küpsist. Ühesõnaga, meil läheb hästi. Kusjuures hiljem saime aru, et sai on tõesti väga populaarne toit ja mitte ainult selles hotellis, vaid kogu Brasiilias. Ka liiklus oli meile pisut harjumatu alates parkimiskommetest ja lõpetades fooridega. Foorid on jube nagu geniaalse lahendusega, et on 2 punast tuld või rohkem punaseid tulesid, vist 6 tükki. Ja vastavalt sellele, milline punane tuli põleb või kus see asend on, sa tead, millal läheb roheliseks. Ehk siis, kui põleb 2 alumist punast tuld, tuleb panna käik sisse. Kui põleb ainult 1 punane tuli, siis tuleb juba pöördet tõsta kuskil 10 000-ni ja nii kui see viimane kustub, nii tuleb kõmm sidur lahti ja kohe tuld. Nagu kiirendusvõistluse kuusepuna. Kui näiteks Rusalka juures Pirita teel oleks selline foor, siis oleks jälle igapäevased kiirendusvõistlused kogu aeg. Peab ütlema, et oleme liiga ära harjunud Lõuna-Ameerika väga heade teedega, et 2 päeva sõites siin Brasiilias ja paar päeva tagasi siis Argentiinas on olnud teed suurepäraselt, kiirteed, kõrvalteed väga heas korras. Peab ütlema, et ka siin tasub olla ettevaatlik, sest see auk röövis just praegu 2 mehe varustust natukene. Ühel Raikul läksid siis mõlemad väljad kõveraks ja mul viskas kohvri maha. Mis seal ikka, lohistasime siis mõlkisvelgedega ratta lähimasse bensiinijaama ja alustuseks püüdsime ise toore jõuga kõike korda saada. Kui selgus, et päris nii lihtsalt need asjad ei käi, tormas meile appi üks kohalik põrnika omanik. Esiotsa paistis see mees täiesti ohutu tüüp olema, näitas meile oma autot ja puha. Ei graba. Aga siis selgus, et tegemist on ikka üsna agressiivse külalislahkusega ja mingit vastuvaidlemist siin ei sallitud. Mees võttis oma kummipingis rehvi väljelt maha ja käsutas meid kõiki sellesse samasse põrnikasse. No selgus, et sellesse Hitleri käsul loodud Volkswagenisse mahub vabalt 4 meest ja mootorratta velg. Abivalmis Brasiilia onu saigi meie välja töösse antud, aga siis lagunes ta enda imemasin ära. Kas oli asi selles, et võtme asemel kasutas ta filmidest nähtud 2 juhtme ühendamise meetodit või milleski muus, aga seekord igal juhul vajas ta käima saamiseks meie abi. Kuni velge sirgeks sulatati, kasutasime aega targasti ja õppisime portugali keelt. Igaüks omamoodi. Aga 19? No... 19. Aga 15? Quince. Õige. Hurra! No, 4+. Õppida ei ole mitte kunagi liiga hilja. Isegi kui sa oled juba... Aga meetodid on erinevad. Milline teie meetod on? Musikaalsem. Natukene musikaalsem. Mida ei saa portugali keelega, seda saab hispaaniakeelse lauluga. No, nii on siin vähemalt kirjas, et soy un hombre muy honorado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni dinero ni amor. Ay, mi morena de mi corazón,
ja selle vedasi ka. Ja ütle nüüd, kuidas sa küsid number 22 võitsid. Selle peale ma ütleks, et para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Ja arriba. Ja eluline küsimus, kuidas on 8 õlut? Oito cervezas. Väga hästi. Ja nüüd, kuidas on number 22 silmus võti? Vinte ei tois te save el silmo. El silmo. Näite, kuidas on El Silmo. El silmo niimoodi. Tois reais. Niimoodi, et hind Võta mingi muu toode, see on liiga kõik. Muu toode. Mis asi see nüüd siis oli? Isto 50 centavos. 50 senti. See on odavam. Teeme ära. Margus tegeleb täna küll peamiselt õllega, aga kunagi oli ta ka jäätisetehase direktor, mistõttu oli paslik temalt uurida, kuidas ta on rahul kohaliku tootega. See on rõve. See on pehmelt öeldes rõve. See maitseb nagu seep. Ta näeb välja nagu seep ja maitseb nagu seep. Aeg seal laiali võetud tsikli juurest läks nagu lennates ja selgus, et tänu ootamatule peatusele saime korralikult tutvuda kohaliku kultuuriga. Peale keele ja toiduga sünnipäeva pidamise kommetega. Sellel härral siin selja taga on sünnipäev ja Brasiilias tähistatakse sünnipäeva just niimoodi. Tuuakse kohale spetsiaalne sünnipäeva muusika mobiil, kus on sees diskor, räägib kõik jutud, sound on väga hea ja hommikul kell 10 siin lastakse kerge Coca-Cola ringi ja kõik on häpid. Palju õnne, Gustavo! Viva Gustavo! Jaagup laulab esimest. Palju õnne, õnne soovime sul. Pärast pikka ja väsitavat teekonda rannikule oli meie jõudmine tugipunkti Brasiilia ühes tuntuimas kuurortpiirkonnas Ubatuba-s südamlik. Meid võttis järgnevateks päevadeks oma hoole alla kohalik eestlane Peeter Rääbis, kes seal kandis oma kaasmaalastele asju organiseeribki. Me oleme nüüd üle 2000 kildi sõitnud. Ja mul on nii hea meel näha teid siin. See ei ole olnud mingi lühikene tee, saate aru. Ja siin on hea. Nüüd, kui esimene see taaskohtumise rõõm on nagu pisut lahtunud, saame rahulikult ringi kaarata ja ma pean tunnistama, et siin Ubatuubas on minu eest väga hästi hoolt kantud, sest mul on eraldi privaatne tuba lausa antud privaatse vannitoaga, aga mis on nagu põnev, et kõik on nagu väga hästi, voodi on kivist. Üks hea asi, mida me siia saabudes kohe oleme saanud tarbida, on kohalik toit, tõeline kohalik toit. Jaskule. Saia laadne toode. Oled rahul? Ma olen see saiaks. Aga see, mis saia peal on, see ei ole konserv sardiinid õlis, vaid see on päris üleeile veel ujus meres. Ja siin peal on pipar. Ja nüüd ma vaatan. Mul on sugu tunnet, sa sööd selle ära kohe. Ja siis, mis juhtus? Väga hea. Tõenäoliselt 3 päeva ma ei tunne ühtegi muud maitset. Selline head inimesed on siis Brasiilia kohalik toit.
Selgus, et tollest piprapurgist piserdasid kohalikud vaid mõned tilgad mahla sinna saia peale. Terve pipra ärasöömisest ei julenud nad mõeldagi. Aga eestlane, põline metsarahvas, mis sa teed? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Mõne hetke pärast maandus ootamatult keset hoovi veel üks ling, seda puhku inimeste valmistatud. Juures olevalt pildilt on selgelt näha, mehed ei kasva kunagi suureks. Hi, Leandro from Brazil. How are you? Selgus, et see Leonardo polnud lihtsalt mingi ajaviiteks mudelkopteritega hullav poisike. Tegemist on maailma paremikku kuuluva mudelkopteri piloodiga. We started with my father like 30 years ago. He was one of the first guys to fly airplanes and helicopters here in Brazil. So, like a kid, I was learning with him. And then I started to be professional on 18, 17 years old. I'm 41 today, so it's a long trip. And here in Brazil, I'm the first one to start with aerial shots and videos and aerial photograph. I was 2 times Brazilian World Championship. And now I do not fly in competition anymore because no time working, I spend a lot of my time. Ja et meie külaskäik siia helikopterite maailma jääks liialt teoreetiliseks, siis võtame kätte ja läheme päriselus motoreporterit filmima, kuidas siis 8 hullu tsiklimatkajad sõidavad Brasiilia rannikuäärseid fantastilisi ja imekauneid teid. Enne nii-öelda lahingusse minekut tehti aga väga põhjalikud ettevalmistused. Siin tehakse veel viimased ettevalmistusi, fookus pannakse paika, kõik asjad kontrolliti üksipulgi üle, sest et kui see aparaat alla kukub kolaki, siis on kahju päris suur ja $25,000 mats oleks, jah. Me siin natukese kardame ka, siin sättisime ennast mõnusalt ritta kõik meestega, aga need tiivikud paistavad päris teravad olema. Ma loodan, et see mees on tõesti top 5 parima helikopteri seas. Julgem oleks muidugi, kui ta oleks top 1. Siis aga oligi aeg tsiklid ritta seada ja võtetele minna. Jälle on hirm nahas, ma ei ole vaata väga kaameraga harjunud. Eriti lendamaga. Täna öösel asfalt hõõgu, linnatuled selja taha jäi. Rahutus mu hinge haarab, kroomihelgis kaunina sa näid. Selles mõttes, et ma siin üritan oma väikese püssiga ka midagi teha, aga selle helikopteri asja vastu ma ikka ei saa. Ja ma täpselt ei tea, mis nurga all see peab olema, kus ta lendab, mis ta üldse teeb, et minu operaatori karjäär lõppes vist siin kohal. Ega see modelli elu, see ei ole kerge, meil on juba päev otsa läinud siin. Tõsi küll, vahepeal tuleb hirmsasti siin süüa ja lihtsalt olla. Sest et ei tehta siin riigis niimoodi järjest, et hakkad tööga pihta ja siis teed lõpuni ära. Ei ole nii. Asjadega on aega. Aga lõpptulemus sai siis selline.
Teeme fotosessiooni, et saaks uued pildid meist Facebooki üles panna. Noh, see õige pildistamise koht asus muidugi mõned kilomeetrid edasi. Ma ei teagi, ma ei oskagi öelda. No, olen muidugi ka ilusamat näinud, aga ega palju enam paremaks minna ei saa. Peatusime tee ääres ühes tüüpilises banaanileti putkas. Selliseid butiike leiab siin päris mitmeid ja tegemist on siis otse puu pealt korjatud banaanidega. Neid on siin terve tee äär teisel pool teed ja siin. Et kõik, mis kasvab, läheb kohe ka müügiks. Lähme proovime osta. Tere, proua! Oi. Sooviksime ühe kimbu banaane. Banana. Banana? Ja. Que banana você quer? See õige banaan. Tem a ouro, que é essa da frente. Väikse. Essa? Ja. Tá 15, eu já falei pra ele. Ja? Já. Okei. Pode escolher lá e pegar. Vali ise välja. Jaa. Sa mõtlesid ühe saada? Sa mõtlesid, et üks banaan. Ega me Eestis ei ole. Oi kui hea. Nüüd avastasin uue banaani, see on siis maribanaan. Sööd nagu sõstreid. Siin riigis õitseb marimajandus. Väga hea. Pole küll meile eestlasele harjumuspärast seda, mis kaubalaevades peale pritsitakse, seda maitset ei ole. Sometimes a banana is just a banana. Nii et nälga seal Brasiilias kindlasti ei jää, kui siis on oht palavuse kätte üles sulada. Seetõttu otsustasime mägedest alla mere äärde suundura. Mingi Copacabana või Ipanema see rand just ei olnud ja eks me olime oodanud muidugi pisut rahvarikkamat ja suvisemat randa. Sealt leidsime aga eest vaid ühe paari suudlevaid tudengeid. Õnneks selgus, et ilm seal Ubatuubas vaheldub päris kiiresti ja peagi oli soe suvepäike väljas, rand pisut rahvarohkem ja motoreporter otsustas minna elus esimest korda surfamist õppima. Filmidest olime ju kõik näinud, kuidas see asi käib. Kui raske see siis ikka olla saab? No ja sul on esimesed surfi kogemused nüüd käes siin Ubatuuba rannas Brasiilias. Mis tunne on? No ühe korra said laua peale ka, et selles mõttes on hea tunne, et püsti nagu, aga eks ta keeruline värk ole ja vajab harjutamist. Pole niisama lihtne midagi? Ei, see rassimine, eriti sinna sisse saamine, sinna nende purdlainete, see on tükk tegemist. Mis juhtus, Jaan? Kui selline valge inimene tuleb siia lõunamaale, kõigepealt põleb ära, siis läheb uputab ennast selle surfilauaga, nii et kõik soolikad on soolast vett täis. Ja selle reisu sport on tehtud, nii et ma ei tea, kaua ma siin möllasin, aga spetsialistid arvavad, et ma ei oska, aga mina arvan, et laine on väike ja ma ei saa kiirust lihtsalt, et püsti tõusta korralikult. Raudselt laine viga? Ma arvan küll, et see ei ole päris õige laine veel, et peab natuke lootama.
No Peeter on see mees, kes on siin päris pikalt juba aega veetnud ja muuhulgas ka surfimise teemadest õige mees rääkima. Kaua sa siin seda lauaga purjetamist oled siis proovinud juba? No ma olen 8 aastat siin olnud praegu ja see laud sõidab mõnusalt siin kogu aeg, sest tegemist on Sao Paulo surfiparadiisiga, surfi pealinnaga. Siin on ka maailmakarika etapp iga aasta, nii et päris kuulus koht ja nagu ma ütlesin, randu on 25 väga head erinevat nurga alt erinevat lainet võtta ja tõesti tegemist on surfiparadiisiga, nii et räägitakse, et Hawaii on ka kihvt ja Maui ja siin on samad lained olemas. 2-3 meetri laine on olemas täiesti ja kogu aeg on laine, aastaringselt. Nii et ei olegi väga vaja oodata või on siin mingisugune kuu aastas, kus on nagu eriti õige? November on nagu hea ja nüüd nagu kogu see suveperiood, detsember kuni veebruar nagu meri vaikne. Aga siis märtsis läheb jälle lahti ja ma nägin, mina olen näinud 5-meetris lainet siin rahulikult, tüübid surfavad, nii et korralik kohta siin tegelikult. No meil on vist siiski hea, et meil ei ole 5-meetris lainet siin, sest siis ei pruugi valge mees üldse kaldale tulla enam. Aga poisid said ilusti laua peale täna kõik ja paneb imestama, et ühe päevaga juba saad seal tunde kätte, Jaagup ütles ka, et üks päev ja asi on selge, et midagi rasket siin ei ole. Samas vahtuga pida, talle järgi nüüd sukeldun ma pea ees, leidsin ma pärli tõelise vees. Kui me üldiselt räägime nüüd Brasiiliast, et mis sind siia nii väga tõmbab või miks sa mujal maailmas pole nii-öelda ankrusse heitnud? Ma tulin siia Sao Paulosse ühe sõbrale külla 8 aastat tagasi ja ta ütles mulle, et ma soovitan sul randa ka minna, ära nüüd Sao Paulos ole minna randa. Nii kui ma siia Ubatuubast tulin, ma tundsin, et midagi on hästi, vaata. Ja siis juba muretsesime elamise endale siin ja that's it. See on ikkagi koht, kus nagu olla minu jaoks. Siin on ikka väga hea kliima ja väga hea toit ja toredad inimesed, lebused ja stressi mitte mingisugust. Ja samas Ubatuuba on tegelikult esimene koht üldse Lõuna-Ameerikas, kus indiaanlaste ja eurooplaste vahel rahu sõlmiti. Tumpinamba rahu, Pipioroigi rahu nimetatakse, mis siis seisnes selles, et kogu see indiaani hõimud kutsuti nagu vee peale kokku siis nende portugaalastega siin ja kõik need indiaanlased tapeti ära muidugi. See oli siis rahu ja siia mainitakse vaba päev Brasiilias sellele inimestele selle eest. See on siis rahu eurooplaste moodi? See on rahu eurooplaste moodi, jah. See Ubatuuba kant on vist üsna kuulus selline randade piirkond, et on siin palju turiste või on siin nagu selline rahulik? Ubatuuba ei ole veel päris üles leitud nagu Euroopa inimese poolt, et väga ei tunta seda. Tegelikult on nagu Ubatuuba on Sao Paulo rikaste elamurajoon, nagu ütleme, et siis kui Pärnu, ütleme Tallinna Pärnu, siis on Sao Paulo ja Ubatuuba on sama võrdlus, vaatan. Et kuurort on ju, mis pole välja arenenud veel tegelikult, aga ma arvan, et sellel kohal on väga suur potentsiaal tulevikus. Kõik need sadama ja kõik need kohad siin, et kohalikud nimetavad seda Brasiilia Kariibideks seda kohta siin. Ma arvan, et ma tulen ka siia elama Peetriga koos.